keskringi viinud on ja nüüd ootavad juba kõik tänase peakohtuniku avavilet seega kõlanud ja eks saame näha. Nüüd on seda Paut ise sealt sisse viskamas, tuleb pall kasti suunas ka, Kirsipuu seal sekkub hästi, aga ei saa hetkel Eesti palli minema. Nüüd on pahandus majas ja siit oli esimene väga-väga lähedal, aga hetkel ei karista Itaalia seda ära. Ei saa siin Eesti koondis väga hästi seda palli ära ja nüüd tuleb jällegi kaitsetööga tegutseda, tuleb see tohtlik rikossett ka, aga siis kaitsetööd tegema, palli kui Itaalial hästi, paremalt poolt pall kasti, seal nüüd mehed maas ja ei pääseta löögile, nüüd tuleb sealt pall lahti ja ikkagi Eesti hetkel veel pääseb. Itaalia saab siis teiselt poolt proovida. Senimaani oleme pikkasid palli auti, pikkasid palli kasti saanud näha, tuleb sealt löök ka, aga hetkel ikkagi päästetakse väga kehv klaarimine, seal nüüd saab palli tagasi ka, sealt on võimalik jällegi kasti poole vaadata, tuleb pall kasti ka ja nüüd on esimene olemas. Siit 9 minutiga saab Itaalia selle värava kätte ja Diego Perillo selle värava autoriks on, aga arvestades millist survet Itaalia siin viimased peaaegu 9 minutit näidanud on, siis tundus see selline ja kui tekib selline on just kui koht, kus tuleb mõelda, siis just kantakse ära see hea moment, millal saaks selle palliga tulema hakata ja nüüd seal mängitakse tulega ja vaatame, kuidas see olukord lahendatakse, tuleb löök ka ja taha post ja Itaalia saab oma tänase kohtumise teise kätte, kui Kimatei selle palli suudab väravasse saata. Läheb Itaalia koondis 2-0 juhtima. Selleks ka oskused olemas, et siis kõrget pressi teha ja Eesti elu seal võimalikult keeruliseks teha, seal nüüd pannakse juba kõik pikali ära ja tuleb sealt ka kolmas värav, kui Toomas Corigliano täpne on ja minutil läheb Itaalia koondis juhtima 3-0 on the 16th värava autoriks. Strelnikovil seal ega miskit peale kätte üles tõstmise tundus, et miskit teha ei olnud. Vahetab terve Itaalia koondis äärega ära, sealt võimalik löögile tulla, seal pannakse kõik jalad sõlme, mis vähegi võimalik, aga tuvastasin, et seal oli vatet vist ka. Oi, siin nüüd minnakse sellist asja proovima, pall käib latis ka ära Eesti poole pealt ja ei olnud üldse kaugel, et pall kasti suunas, sealt pääsetakse lööma ka ja see pall tundub, et lõppude lõpuks saab siit Itaalia ikkagi värava kätte ja see mees lustib. Ludovico Varali tundus, et on see mängumees, kes andis Eesti koondis selle palli tagasi. Aga vaatame selle olukorra ära, siit jällegi tullakse, väga hästi mängitakse värava kasti peale vabaks ka ja sealt ei saa Itaalia koondis oma tänase kohtumises 5. väravat kirjas, et kui nad tahavad mängida, siis nad suudavad ikkagi väga-väga tugeva surve peale panna, peale seda see pisut vaibus, vaatame selle olukorra ära ja siit tuleb nüüd väga lihtsalt ja saab sealt värava kätte ka Bonifaci, kui paremalt äärelt äärekaitse sisse murdis ja mulle tundus hetkel, et seal ikkagi Strelnikov peab natukene ka tuhka pähe endale raputama ja on ka võistkonna kapten, siis tema väljakult ära võeti, aga seal täitsa vabalt võib ka põhjuseks olla kollane kaart, mille ta teenis. Vaatame selle olukorra ära ja siit läheb juba kõik sisse, mis lüüakse. Ja sealt saab enda tamapamuse Fugasola kirja ja hetkel tundus mulle, et seal Strelnikovile jäi ehk pisut selline, aga olen siin viimasel ajal saanud ka näha, et vaatame selle olukorra ära, siit on võimalik tulla ja nüüd hea tõrje. Itaalia kõrgem ja suurem surve vaibus, eks saame siis näha, kus see teisel poolel olla võiks, tuleb sealt löök ka, hea tõrje ja selle see kätte ja nüüd väga hästi pääseb siit Eesti tulema, nüüd on võimalus ka, tuleb löök ja Eesti saab oma ühe kätte ja seal värava autoriks Aston Visse. Võitles, mis ta võitles, kuid lõppude lõpuks sealt selle duelli võitis ja
Eesti koondis lööb siit ühe tagasi. Ja Eesti koondis. Oma sellised suured jõulised tornid oli alla saatud. Vaatame selle olukorra ära, sealt nüüd väga jõuliselt ja tuleb ikkagi ära sealt. Itaalia saab oma 7. värava kätte, värava autoriks Kasparello ja kui aga see lõpeb täpselt sellega, et kui see käik ettepoole on, siis see kasutatakse ka ära. Sealt tuleb nüüd korralik löök, Ricochet ja pall on väravas, aga väga-väga kaua lasti Del Vabrol seda olukorda nii-öelda vinnastada ja sättida, seejärel sai ka korraliku löögi värava peale panna. 8. värava, 81. minutil. Palju enne kasti suunas ka viia. Põder tuleb ja sealt pääsetakse löögile, kuid siin Eesti U17 koondise mängud kõigest Itaalia vastu. Saame ka selle olukorra ära vaadata. Korjus läheb sealt proovima ja hetkel jättis ikkagi väga sootsa olukorra kasutamata seal. Diallo. Ja sellega lõpetab ka tänase kohtumise peakohtunik Kriskjevitš selle kohtumise ära. Minuga siin mänguvärkseks intervjuuks Marko Pärnpuu, et alustuseks ei oskagi kohe miskit küsida, et kuidas läbi sinu silme see mäng oli ja ma ei saa küsida ilmselt, et kuidas või mis valesti läks, aga just nimelt, et kuidas läbi sinu silme see mäng oli? No numbrid on väga koledad, aga samas kõik, kes mängu nägid ka seda, et see taseme vahe on praegu nagu hetkel selline, et Itaalia on selles vanuses Euroopa üks paremaid, kui mitte kõige parem võistkond, aga ütleme, seisu mõttes on ikkagi pahandus, et täna peame neid haavu lakkuma ja võime põdeda, aga me peame nagu saama siit edasi, et meie nii-öelda tõehetked on järgmised mängud Ukraina ja Montenegroga. Kui me räägime nüüd äkki ka konkreetsemalt sellest, et justkui kus kohas kõige suurem puudujäämine tuli, kus sa siis ise seda näed, et mulle vähemalt endale kõrvalt vaadates tundus, et duellides võib-olla üks-ühele ei olnud kõige hullem, aga just võistkondlikult kuidagi lagunesime. Ma pigem võib-olla isegi natukene näen nagu teistpidi, et teatud olukorrad hakkavad sellest, et vastane võtab palli esimese puutega nii hästi omale juba ja võtab kiiruse üles, et me hakkame nagu järjest maha jääma ja eks ütleme, pilk mängijate peale näitab ka, et vastase nagu võimsus ja see on nagu täna on see seis selline, et me nendes 1-1 duellides teatud hetkedel saame hakkama, nemad ju samamoodi eksivad, kui me sunnime neid eksima, aga ilmselgelt on neid hetki nagu palju, kus me ei saa hakkama ja eks seal ole ka nagu ma arvan, see igapäevane tase, kus tullakse, et see esimene veerandtund 0-3 mäng tehtud, see on nagu selles mõttes siuke reaalsus, et kes tahab ja vaatab Itaalia mängijate klubisid, siis hetkel on see seis selline. Kui me räägime ka pisut sellest, et mis teie enda mänguplaan oli, et mulle tundus, et tulite vähemalt selliste vasturünnakute peale igati loogiline, aga kui väga seda õnnestus ellu viia päriselt? Meil on, eks meil plaan oli, tahtsime nagu ikkagi proovida, mitte nii, et me päris kohe seda palli kuskile pikaks ei löö, et üritame ikkagi lahti mängida ja tekitada liikumised, mille tagajärjel me saaks rünnata nende liini tagus, sest Itaalia mitte ainult U17, vaid kogu nende jalgpalliskeene on nagu keskväljal väga-väga tugev ja ega meil nagu illusiooni kuidagi sealt läbi tripsutada ei olnud, aga me ei tahtnud ka nii, et väravat paneb paika, lööb minema, aga seal kohati saime hakkama, kohati tekkis, väravgi tuli ju tegelikult lõppkokkuvõttes küll väravat pani otse, aga paar momenti, mis meil olid, pigem tulid sellest liini taha mängimisest ja et plaan oli jah, ikkagi olla nagu kaitses ka, nagu madala blokiga, mis ei tähenda madalat agressiivsust, aga need on ikkagi teatud eksimused ja meie poolt, aga eks me eksime ju ka sellepärast, mida vastane meiega teeb, et ma ei ütle nagu, et me mingitest isiklikest eksimusest,
vastane lihtsalt tegi meile kohati ära ja oli meist täna nagu ikkagi selgelt parem ja see kajastub ka tulemuses. Kui me räägime kiirelt ka Montenegrost ja Ukrainast, et kas need võistkonnad on meiega justkui samal pulgal või kus nad asetuvad võrdluses näiteks Itaaliaga? No raske nagu niimoodi öelda, kui nad ei ole omavahel mänginud, aga vaadates kõike igasuguseid mänge, tabeleid, eks nad justkui ju peaks olema nagu sammu võrra maas seal Itaaliast, et ma ei liialda, kui ma ütlen, et Itaalia üle-eelmine aasta U17 Euroopa meister, eelmine kord poolfinaalis penaldega kaotsid, et ma eeldan, et sammuke võib-olla on nad maas, veidikene peaks olema nagu kergem, aga Ukraina jalgpallimaa, siin ei ole nagu mingit küsimust, et oluliselt kergemaks ei lähe. Aga ma siit omalt poolelt saan öelda, et aitäh sulle mängivaste kommentaaride eest ja edu, jõudu, jaksu juba tulevikus. Et ega siin pikalt ei saa vahata.